minu meelest on nad väga vahvad trammid ja miks nad on erilised, on see, et tõesti, kui me hakkasime tegelema meie trammipargi renoveerimisega, uuendamisega, siis tõesti tuli idee, et siia 3. liinile, mis teenindab Kadriorgu, võiks teha sellised retro-tüüpi trammid, mis sobiksid siia miljöösse. Ja ma arvan, et on ka Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsil väga hea mõte anda kõikidele trammidele nimed ajaloost, mis on seotud Eesti Vabariigi sünniga. Nende meeste nimed, kes on võib-olla vast enim panustanud sellesse, et me täna saaksime vabas Eestis elada ja see on ühtlasi ka Linnatranspordi aktsiaseltsi kingitus Eesti Vabariigi 100. juubeliks, et väärt mehed saaks ajaloos väärtustatud. Edasi tuleb Ernst ehk Ernst Jaakson, Johann ehk Johann Laidoner ja tuleb veel üks Jaan Tõnisson. Meie ees on 2 imeilusat trammi. Kus kohast nad siis siia tulid nüüd? No need on nüüd Tallinna trammirenessansi raames läbiviidav projekt, retrotrammid 3. liinile ja need on nüüd siis 2. ja 3. trammikoosseis Jaan Poska ja Julius Kuperjanov ja kokku tuleb neid 6. Tööde teostaja on Eesti kapitalil põhinev firma, Ühinenud Depood, kelle esindajad on ka täna siin, saate nendega rääkida. Kogu projekti maksumus on ümmarguselt 4,5 miljonit eurot ja hakkavad siis rikastama Tallinna linnapilti ja kandma siis Eesti esimese iseseisvusaja suurkujude nimesi. Igas trammis on siis ka vastav infotabloo 3 keeles, eesti, inglise, vene keeles ja ma usun, et või õigupoolest siin ei olegi midagi uskuda. Konstantin Päts juba sõidab paar kuud liinil ja on linnaelanike ja külaliste poolt väga hästi vastu võetud. Need trammid hakkavad siis kõik sõitma Kadriorgu number 3 liinil? Jah, 3. liini hakkavad teenindama. Siis on oodata veel 3 uut trammi ja missugused uudised veel trammi valdkonnas Tallinna sees seisavad? No eks need uudised on nüüd ju lõppeval aastal riburada pidi olnud, nii palju nagu terve Tallinna trammiliikluse ajalugu 1 aasta jooksul ei ole eales näinud. Nii et sellises tempos võib-olla edasiliikumine ei ole mõeldav, aga üldiselt järgmised suuremad sammud kätkevad endas kindlasti trammiliikluse viimist sadamasse, reisisadamasse. Nii ja millal siis võib öelda, et järgmine peatus reisisadam? No see sõltub nüüd kõigepealt Tallinna peatänava projekti mahamärkimisest, fikseerimisest oma lõplikul kujul pärast, mida saab kinnitada trammikoridori, aga seda ära ootamata oleme me juba lõppfaasis uute trammide soetamiseks rahvusvahelise hanke dokumentatsiooni kokkupanemise osas. Nii et tõeline trammi renessanss leiab aset praegu Tallinnas. Just.